Tervist, hea Eksperteetris vaataja. Täna jälle uus teema ja uus külaline. Mul on hea meel öelda tervist, Saale Kibin. Saale, sa oled meie sajandi vilistlane, kõigepealt Tallinna Ülikooli oma, aga sinu tõeline kirg ja kutsumus ja töö on olla koolipsühholoog. On õige, jah? Tere! Jah, just niimoodi see on, et eelmisel sügisel just ma tähistasin endale üllatuseks oma tööjuubelit, avastades, et 25 aastat koolis on läinud linnulennult. Saale, me justkui usaldame oma lapse sinu kätte või sinu kolleegide kätte. Meil on väikene hirm ka. Et kas ikkagi need inimesed, kes nüüd hakkavad rääkima minu lapsega tema vaimse tervise teemadel, on nad ikka usaldusväärsed? Ja see on ju suur vastutus. See on eriti viimasel ajal tõusnud rohkem esile. Lapsevanemad on teadlikumad kui kunagi varem enda lapse turvalisusest, vajadusest selle järele väljaspool kodu, eriti koolis ja lasteaias. Ja nad on väga tähelepanelikud nende inimeste suhtes, kes nende lapsega töötavad. Võid sa kinnitada, et need, kes lastega töötavad, on tõepoolest saanud erialase väljaõppe ja ei räägi jutte õpetajate toas edasi? See vastutus praegu meie riigis lasub tööandjal ehk koolijuhil palgata endale pädev ja kvalifitseeritud personal, aga meie koolipsühholoogide ühingus ja meie tahame olla need, kes valgustavad võib-olla koolijuhte selles osas, et missugune on pädev koolipsühholoog, et millised oskused peaksid tal olema, missugused hoiakud, milline eetiline suhtumine. Ja isegi milline haridus. Ja, see on kindlasti selles mõttes elementaarne. See on nii elementaarne, et seda sa ja, et vajalik haridus peab olema, see on nagu osa kvalifikatsioonist. Aga lisaks kvalifikatsioonile peaks siis koolipsühholoogi, aga tegelikult muude tugitöötajate palkamise juures koolijuht vaatama ka tema isiksuse omadusi, hoiakut, seda, kuidas ta suhtleb, kuidas ta leiab kontakti lastega, õpetajatega, vanematega. Et kõik mis peab olema selline eetika, hoiakud, suhtlemise, hügieenitasand, kui nii öelda? Või oskused? See koolipsühholoogi roll koolis ei ole ainult õpilaste nõustamine, vanemate nõustamine, õpetajate nõustamine. See on palju laiem, et üks suur osa koolipsühholoogi tööst on koolis õhkkonna loomine. Sellise õhkkonna, et õpetajatel on hea õpetada ja õpilastel on hea õppida. Kuidas see käib? See hea õhkkonna loomine. Ta tuleb, särab, naeratab ja suhtleb kõigiga vabalt või on seal veel? Ja pigem mitte see ei ole, ma arvan, mitte näitlejameisterlikkuse kursusega see, et sa oled kogu aeg positiivne, vaid raskeid olukordi tuleb kogu aeg ette. Tuleb ette usaldamatust õpetaja ja lapsevanema vahel, usaldamatust õpilase ja õpetaja vahel, ka lapsevanema ja lapse vahel, mis jõuab teinekord ka kooli. Et koolipsühholoogi roll on ikkagi mitte põgeneda raskete olukordade eest ja püüa luua usaldust seal, kus see on katkenud, kus seda enam ei ole ja leida üles need võimalused, kuidas need inimesed, kelle vahel see usaldus on katkenud, kuidas seda sidet jälle luua ja kuidas nad saaksid koos edasi toimetada. Nendele, kes ei ole selle teemaga kokku puutunud ja kelle lapsed ei ole kunagi vaimse tervise spetsialisti külastanud, kas sa oskad kirjeldada, et milline see teekond on selle koolipsühholoogiga koos sellele lapsele? Mida te teete? Koolipsühholoogi tööriistakastis on palju erinevaid vahendeid ja peabki olema, et ta
väga levinud võib-olla on see, et paljud koolipsühholoogid on harinud ennast pereteraapias, lahenduskeskses lühiteraapias, võtnud kognitiivse teraapia kursuseid, loovteraapia kursuseid, et see mitmekülgsus on oluline seetõttu, et õpilased ei ole ühesugused. Ja sa ei saa õppida ühte tehnikat või ühte teraapia suunda ja loota, et see sobib kõikidele sinu õpilastele. Nii et see üks oluline eeldus on see, et see koolipsühholoog peabki olema mitmekülgsete teadmistega. Ja, et ta ei saa olla süvitsi mineja kõikides 10 asjas, aga ta peab piisavalt oskama erinevaid tööriistu valdama, et leida siis kontakt selle õpilasega, et kui üks tööriist ei tööta, siis ta oleks midagi, mida selle asemel kasutada. Mis on sind kõige rohkem aidanud? Millised tööriistad on aidanud selleks, et õpilast... Ma saan aru, et kõik on erinevad, aga võib-olla sul on mõned lemmikud. Mis sulle rohkem meeldib? Loovteraapia? Ja loovteraapia on kindlasti üks minu lemmikutest ja pereteraapia teadmised on ka need, mida lapsevanematega kohtudes ma kasutan absoluutselt iga kord ja mida kauem aastaid ma olen töötanud ja ka juhendanud alustavaid koolipsühholooge, et seda rohkem tuleb minu jaoks esile ka selle kontakti loomise olulisus. Et ma ei saa tormata ühegi tehnika ega asjaga küsimusele peale, kui mul ei ole kontakti selle inimesega, kes on, või nende inimestega, kes on minu juurde tulnud. Et esmane on see, et ma pean selle kontakti saavutama. Enne seda ma ei saa mitte midagi teha. Kuidas sa saavutad kontakti? Väga erineval moel. Küsin, räägin, teen midagi koos, kuulan erinevate inimeste, peegeldan, erinevate inimestega toimub ka kontakti loomine erineval viisil ja mind väga inspireeris ka psühholoog Mari Saari ütlemine, et kui sulle tuleb uus klient, siis sa justkui alguses koputad ühele uksele, kui näed, ei teinud lahti, siis vaatad, äkki on mõni veel, koputame sinna teisele uksele, kui see ka ei avane, aga äkki on mõni aken kuskil. Just. Aga mõnikord tullakse sinu juurde ka kohe täitsa sellise akuutse murega. Mis on need päästikud, mis toovad lapsed sinu juurde? Sellised kiiret reageerimist nõudvad mured on ikkagi mitte ainult minu juurde, vaid ma arvan, paljude teiste koolipsühholoogide juurde on suured meeleolulangused, depressioon, lõikumine, siis traumaatilised sündmused elus, kas või leinaga seotud sündmused, et kõik see on see, mis nõuab sellist kiiremat reageerimist. Leinaga me saame aru, kust kohast see tekib, see nii-öelda äkiline meeleolu muutus. Aga muidu meil on keeruline öelda, et mis selle täpsemalt on põhjustanud. Ma küsin siis niimoodi, et kas selline koolikius on üks põhjuseid, kas sealt tuleb hoopis perekonnast? Koolikius on kindlasti üks väga oluline teema ja kus tuleb vahel ka kähku reageerida. Aga ma arvan, et koolikius päris ära ei kao mitte kunagi, nagu kiusamine ei kao ka ühiskonnast ära. Aga see on hea, et see on praegu olnud juba tugevalt esiplaanil, vähemalt 10 aastat kindlasti, et seda teadvustatakse, sellega tegeletakse kogu aeg nii õpetajate kui koolipsühholoogi, kui sotsiaalpedagoogi, lapsevanemate, kõigi poolt, et seda tuleb juurde ja sellega tuleb jätkuvalt ka tegeleda. Ja ka laiemas ühiskonnas, et praegu tihti seotakse kiusamist liiga palju haridusasutustega. Et tegelikult see on ühiskonna laiem probleem ja ka töökohad peaksid selle tõsisemalt otsa vaatama. Tunned, et selline koolides selline võrgustik on olemas inimestest, kes aitavad koolipsühholoogi, kes oskavad last suunata, sest et laps võib ükskõik kelle poole pöörduda, on ju nii? Jaa,
koolides, kus mina töötan, on küll selline poliitika, et kui lapsel on mure, ta ei pea hakkama tingimata otsima ka koolipsühholoogi, kui ta ei julge, olles näiteks 1. klassi laps, et ta saab pöörduda selle täiskasvanu poole, kes on tema jaoks kõige turvalisem ja usaldusväärsem seal koolis. Ja, tegelikult ei ole vahet, kas see on tema enda õpetaja või võib-olla on hoopis see treener, kelle trennis ta 2 korda nädalas käib või on see õpetaja abi, et on tähtis, kui on keegi täiskasvanu, kellele ta saab oma mure ära rääkida ja siis see täiskasvanu juba teab, kuidas edasi tegutseda. Julged sa meile rääkida mingi anonüümse loo sellest, kuidas keegi tuli, mis sa temaga tegid ja milline oli lõpplahendus, et laps tundis ennast turvaliselt? See küsimus tuleb muidugi ootamatult. Jaa, see tuleb ootamatult, aga võib-olla sellised kõige kiiremad lahendused ongi sellised, et kui lapse elus on toimunud, lapse elus, kellega me tunneme juba varasemast ja kes on käinud ka varasemalt minu juures, et kui tema elus toimub mingisugune sündmus ja ta tunneb ennast selle tagajärjel halvasti, et ta siis enne koolipäeva algust tuleb minu juurest läbi ja koputab uksele ja küsib, kas ma võin natuke sinuga rääkida. Ja siis me leiame selle 10 minutit, et arutada see tema elus toimunud sündmus läbi ja tal on võimalik minna oma koolipäevaga edasi. Et see ei pea üldse alati suur asi olema, et seekord olin mina seal, et sellel päeval, kui mind tööle ei ole, on võib-olla sotsiaalpedagoog kõrvalkabinetis, kes teeb tegelikult täpselt seda sama asja kui mina või on õpetaja klassis. Ja, et on tähtis, et see inimene on sellel hetkel kohal, kuulab last. Just, et ta on saanud olla ära kuulatud, ta saab ka peegelduse tagasi, ta saab vastata sellele peegeldusele, ta tunneb ennast turvaliselt ja hoituna. Ja, täpselt nii. Kuidas teha nii, et lapse vanemad tunneksid ennast turvaliselt, sest et mine sa tea, mida see laps seal kõik räägib, ega lapsed võivad ka fantaseerida, võivad kodust olukorda üle dramatiseerida, võib-olla vähendada. Aga et midagi võib juhtuda ja lapsevanem kardab, et nüüd ta läheb ja räägib, ei tea, mida ta räägib. Ma arvan, et samamoodi nagu lastegagi, et hirmus on see, mis on tundmatu. Et kool peab enda tugispetsialiste tutvustama, et kui nende nimed, kontaktandmed, nende fotod on kodulehel, kui nad tulevad ka üldkoosolekule, näitavad ennast lapsevanematele või kui on uute õpilaste majaga tutvumine, et ongi nii, et tugispetsialistid on ka kohal ja näitavad, kus nad töötavad, et teevad ennast lapsevanematele nähtavaks, et juba see on esimene suur samm usalduse saavutamisel. Eesti koolidest, ma ei tea, kas see number on õige, et päris täpselt, aga et 64% meil varasemalt oli juttu, et 64% on kaetud koolipsühholoogi teenusega. Tartu kandis on vist olukord veidi parem, Tallinnas, Harjumaal veidi kehvem. Kuidas sina hindad seda olukorda praegu? Ja see 64% pigem käib selliste üldhariduskoolide kohta, et ma arvan, et kui võtta kõiki haridusasutusi kokku, siis pilt nii hea ei ole, sest lasteaedadest on vaid mõned üksikud, kus käib psühholoog, mitte igapäevaselt, aga aeg-ajalt, nii et õpetajatel ja lapsevanematel on võimalus nõu küsida ja ka lastega tegeletakse. Kutsekoolides on keerulisem olukord kindlasti. Ma arvan, et ülikoolides on isegi parem olukord psühholoogilise nõustamisega kui mujal koolides. Et see katvus on parem või et just nimelt, kontakte on normaalsel hulgal? Ja, et neid nõustajaid on piisavalt ja tudengitele ka reklaamitakse seda ja tudengid on teadlikud sellest abisaamise võimalusest. Ja kutsekoolid käisid siit korra läbi ja just selle mõttega, et seal on küll olemas see teenus, aga et see vajadus on nii palju suurem, et võib-olla ka üks spetsialist ei jõua ära katta. Ja suurte kutsekoolide puhul kindlasti, kui ma mõtlen näiteks, et kas või tervet Tartu linna hõlmavat Tartu kutsehariduskeskust, et see ei ole võimalik, et üks koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog suudaksid kogu vaja mineva töö seal ära teha. Ja kahjuks on ikkagi ka kutsekoolidest koolipsühholoogid ainult kõige suuremates
et enamikus siiski ei ole ja seal on ka koolipsühholoogil keeruline otsustada, et nii palju on seda kiiret reageerimist nõudvat ja tule kustutamist, et ennetustööga ei jõua praktiliselt üldse kutsekoolis tegeleda ja tihtipeale tulevad sinna ka õpilased, kelle probleem on hakanud juba palju-palju varem ja see on lihtsalt muutunud järsku tõsiseks nüüd kutsekoolis ja neid tuge vajavaid õpilasi on niisugusel suurel hulgal, et sinna oleks tõepoolest väga palju rohkem personali vaja. Milline on su enesetunnetus koolipsühholoogina? Kas see, mis toimub meil ümberringi, selline ärevustase keskmisest võib-olla veidi kõrgem, julgeolekustuv ühiskond on meil tänasel hetkel? Me räägime oma julgeolekust väga palju. Alles me rääkisime tervisekriisist, majandusmuredest, julgeolekustumine. Kui palju see mõjutab lapsi ja nende vaimset tervist? Kas nad muretsevad? Osa neist kindlasti muretseb. Ma arvan, et seal ongi võimalik, et mõned loevad väga palju ja see pigem nagu teeb neid rahulikumaks, see, et nad saavad asja kohta rohkem infot, aga inimesed on erinevad ja neile mõjuvad asjad erinevalt ja teine õpilane võib ka lugeda ja uurida väga palju ja pigem see teeb teda murelikuks. Ja, et ka sellist ennetustegevus on hästi oluline osa tööst täpselt samamoodi ja just selle ka muretsemise, süvenemise, ärahoidmisega tegelemine koolis. Kuidas teha ennetustööd, et vaimne tervis oleks tasakaalus ja muretsemist oleks vähem? Nende asjade pärast, mis meist ei sõltu. Üks asi on ikka see sama vana see, et kontaktõpilastega, see, et ma teen ka nendega, aga mitte ainult ei ole oma kabinetis ja ei nõusta, vaid et koolipsühholoog teeb aeg-ajalt tööd ka klassides, tunneb õpilasi, annab neile mingisuguseid psühholoogiaga seotud õppeaineid või tunde, et loob kontakti ka teisel viisil, et siis on õpilasel ka mingi mure tekkides palju lihtsam selle psühholoogi juurde pöörduda, keda ta ka muidu tunneb. Ja kas või see, et ta koolitab ka õpilasi, teeb kas või väikeseid miniloenguid nendel tundlikel teemadel, et õpilased saavad siis juba mitmetele enda küsimustele vastused ja kui teha neid loenguid natukene väiksemas seltskonnas, siis on neil võimalik esitada ka küsimusi, mis neid vaevavad. Ja tekib arutelu olulisel teemal. Tõsi, ja seeläbi ka psühholoog saab jälle tuttavamaks ja tekib julgus minna ja küsida inimese käest, keda sa oled näinud juba. Just, ja osad küsimused saavad juba seal kohapeal vastuse. Ja. Täna on ärev aeg nende jaoks, kes koolis peavad andma eksameid. Koolipsühholoogi igale poole ei jõua, et mida üks täiskasvanud inimene saaks teha selleks, et tema lapsel või sellel lapsel, kellega tal kontakt on, et ta sellest perioodist paremini läbi tuleks, ütleme nii. Kui, et vähendada siis õpilase sellist eksami ärevust ja stressi on ikkagi mitte seda lükata vaiba alla, vaid rääkida õpilasega, tunda huvi, milline on õpilase hoiak või enesetunne eelseisva eksami osas, kui talle teeb midagi muret, mis talle muret teeb ja arutada tegelikult ka see teema põhjalikult läbi, et arutan ka vahel enda õpilasega, et mõnikord on hästi tervitav vaadata ka kaugemale tulevikku, et tegelikult kui 5 aastat on möödas, et mis sellest nii väga olenes, kas sul läks eksam natukene halvemini või natukene paremini. Seda me teame 5 aastat hiljem. Aga ikkagi jah, selline projitseerimine, ma mõistan. Ja, et ma mõtlen kaugemale, et kas see on hetkel tõesti kõige olulisem asi sinu elus või on hoopis tähtsamaid asju, mis mõjutavad sinu heaolu palju rohkem. Nii et võtta aega, kuulata, panna tähele, ikka sellised soovitused, mis on üsna universaalsed. Ja kui on sellest abist vähe, siis on teil olemas ka üks telefoniliin, kuhu võib helistada, kust võib ka abi saada ja kus ka teid ära kuulatakse.
on mul õigus? On küll, et koolipsühholoogide tugiliin tegutseb juba päris mitmeid aastaid koroonaajast alates ja seal vastavad ainult kutsetunnistusega kvalifitseeritud koolipsühholoogid ja tugiliin toimib kogu õppeaasta vältel, et siis 10 kuud aastas saab sinna helistada esmaspäevast reedeni kella 4-8. Muidu on tugiliin 4 päeva nädalas ainult eestikeelne, aga teisipäeviti võtab tugiliini kõnesid vastu psühholoog, kes nõustab nii eesti kui vene keeles. Ja teenus on loomulikult tasuta ja anonüümne, et helistaja ei pea ennast kuidagi moodi identifitseerima või tutvustama. Ja sinna võivad helistada kõik, nii õpilased, vanemad, vanavanemad, kõik koolide töötajad, kellel on mingisugune mure mõne lapsega või ka endaga seoses. Ja, et sinna võib helistada ka läbipõlemisohus õpetaja, et see ei ole mõeldud ainult õpilaste abistamisest, vaid selleks, et kõigil inimestel, kes on koolis ja kui neil ei ole enda koolipsühholoogi abi saada, et nad saaksid seda abi sealt, kust hetkel on võimalik. Ja kas sa numbri ütlesid? Ja number on 1226. Aitäh, Saale! Suur tänu sul saatesse tulemast ja edu sinu professionaalses töös. Aitäh kutsumast! Suur tänu ka saate vaatajatele, aitäh ja kohtumiseni juba uues Ekspert Eetris saates.